peaksime kõigepealt vaatama selle puu üle sellise pilguga, et kas selle puu tüvi, suuremad võraoksad on heas korras või on seal märgata mingisuguseid probleeme. Tüvel võivad olla lõhed, õõnsused, võib-olla ka mingid puuseente viljakehad, siis sellisel juhul vana puu puhul võib-olla tuleks juba kaaluda, kas seda puud üldse on mõtet edasi majandada ja temaga suuremat vaeva näha. Kui aga väliselt on üsna okei selle puuga, siis vaatame edasi juba siis, millises seisukorras on võra, kas see võra on liiga tihe, on seal kuivanud oksi, on seal murdunud oksi ja sellisel juhul olekski mõistlik vaadata, mida selle puuga siis ette võtta. Tegemist on suviõunaga, mida on siis siin aegade jooksul kasutatud nii söögiks kui ka mahla tegemiseks ja hooldatud on seda puud vastavalt vajadusele, lõigatud on alumisi oksi ja kõrgemale väga ei ole jõutud. Seetõttu on võra altpoolt üsna hõredaks muutunud ja viljakandjatsoon on siis võra välispiiril. Samas peaksime arvestama seda, et kuna tegemist on suviõunapuuga, suvisordiga, siis meil ei ole esmatähtis neid vilju kõiki sealt puu otsast noppides kätte saada, vaid need viljad võivad ka maha kukkuda ja me saame neid maast tarvitada. Seetõttu ei ole väga oluline, et see õunapuu peaks olema käega ulatuvas kõrguses ja seetõttu puu kõrgus võib olla suurem. Plaanime talle teha siis eeskätt sellise korrastava hoolduslõikuse, eemaldame kuivanud, murdunud, risti kasvavad oksad ja tihedamad kohad lõikame välja. Kasutame siis põhiliselt harvenduslõikust. See tähendab siis seda, et oksad lõigatakse tagasi siis kas tüveni või siis jämedama oksa harunemiskohani. Ja katsume teha mitte suuremaid lõikeid kui 5–10 sentimeetrit ja jälgime, et oksa lõikusel ei jääks siis tüükast. Lõikame siis oksad tagasi kõik oksakraeni, kas siis tüveni või väljuvale või sobivale külgoksale. Kõigepealt siis tüvi. Tüvi me näeme, et on väärikalt jäme. Siin allpool on siis üsna jämedad lõikehaavad, kus siis juba ilmselt aastakümnete eest on jämedamad alumised harud eemaldatud. Need oksahaavad on siis hakanud kinni kasvama. Mida me siin võraharudel veel näeme, on siis vesivõsud, mis on tekkinud uinuvatest pungadest ja tavaliselt arvatakse, et need tuleks alati eemaldada, kuid samas me saame neid kasutada ka uute võraokste moodustamiseks. Vesivõsu on siis kasvanud juba päris jämedaks ja tugevaks, ta on kaheharuline ja see püstisem osa kasvab otse võra sisse. Temal nagu siin piisavat kasvuruumi ei ole, aga mida me saaksime kasutada, on siis nüüd see kaldu olevat oksaharu, mis siis
kasvab pisut võrast väljapoole ja selle oksa me siis jätame lootuses, et siin võiks siis ka mõni vili tulevikus külge kasvada. Ja kuna oks on piisavalt jäme, siis võib-olla on parem teha siin see lõige saega. Selleks me siis teeme selle lõike siit üsna harunemiskoha lähedalt ja püüame jätta mitte tüükast, vaid teha lõike siis minimaalse kaldega. Ja kui on nüüd vajadus, siis me teeme selle lõike veel üle, nii et siin see haav ära paraneks. Nii. Ja nüüd on meil siis selline rõhtne oks siin, mis võiks siis edaspidi kasvada tugevamaks. Ja siin võiks siis kujuneda uus külgoks, millele siis ka viljad võiksid külge kasvada. Näeme ka siin kaugemale liikudes võraharude all kuivanud oksi, mis ei ole saanud siis piisavalt valgust ja puu lülitab nad siis oma toiteringest välja. Need tuleks siis samuti eemaldada ja samuti siis ka sellised alumised oksad, mis jäävad varju, nendel võib küll mingi elu veel sees olla, aga siin kasvavad viljad on siis ka väga väikesed ja mitte kvaliteetsed. Mida alati igas võras ka leiab, on siis omavahel kas põimunud või risti kasvavad oksad, et need on siis ka mõistlik alati eemaldada. Et siin on näha üks oks, mis käändub siis üle võraharu teise haru alla, nii et sellised oksad tuleks kindlasti ka eemaldada võrast. Ja samuti siis ka liiga tihedad kohad, kus mitu oksa on omavahel ülestikku ja ei saa piisavalt valgust. Nii on selline üsna vana oks, mis on juba välja vajunud. Aastakasvud on hästi väikesed ja viljakandetsioon on juba kaugele puuvõrasse välja kasvanud, aga näete, alumised oksad siin on siis jäänud juba varju, nendel kasvavad viljad on väga väikesed ja osa oksi on juba täielikult kuivanud. Nii et antud juhul siis olekski mõistlik need alumised oksad, mis enam piisavalt valgust ja toitainet ei saa, need eemaldada. Nii et kõigepealt eemaldame siis siit kuivanud oksad. Nii, teeme ka ühe väikese lõike siis allapoole, et ei tekiks murdumisel vigastust. Nii. Samamoodi siis eemaldame ka selle alumise oksa. Ja kääriga võime siis käia veel ka üle vaadata need väiksemad oksad. See võib siia vast jääda, aga siin kasvab üle teise haru siis veel üks oks, mida me siis eemaldame. Kääride puhul on oluline jälgida, kui on vaheliti teradega käärid, et lõike terapool jääks siis ära lõigatava oksa poole. Või tähendab alles jääva oksa poole, vabandust.